Ja järgnevaks siis, nagu ma ennist ütlesin, on meil selline teema, et miks on Eestis hoonetele nii kõrged nõuded. Vähemalt sellise küsimuse vormis on teema püstitatud ja sellel teemal arutlevad siis 3 inimest. Kõigepealt on meil Kalle Komissarov, kes on Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi arhitekt. Siis on meil Kadri Tamme, kes on Kadarik ja Tüür sisearhitekt. Ja siis on meil Markus Kaasik, kes on 3+1 arhitekt. Nii et lugupeetud arhitektid, tulge siia lavale, võtke istet. Me saame vaadake seal laua peal on üks mikrofon ja ma saan võib-olla selle ka ringlusesse lasta. Te võite valida vabalt, kus te istuda tahate. Kuhu sobib ja kuhu soovite, sinna saab. Ja väga tore. Nii ja mul on hea meel näha sellise hulga spetsialiste siin. Ma ütlen kohe ausalt ära, et mina olen kõige suurem võhik teie seas, mis puudutab siis neid teemasid, millest me räägime, aga ma arvan, et teil vast jutust puudu ei tule. Et arutelu siis ongi selle üle ja ma loodan, et me saame siit laiendada ka, eks ole, ja te saate, ma kutsun teid üles siis ise seda laiendama, kui publikus on küsimusi, siis ma katsun teieni ka jõuda. Aga kui me nüüd väitsime sellest pealkirjas, kas meil on siin ka see täpselt üleval on ka kirjas, et miks on Eestis hoonetele nii kõrged nõuded? Kuidas teile tundub, lugupeetud arhitektid, kas on siis Eestis hoonetele nii kõrged nõuded? See kõlab nagu selline hea ajakirjanduslik, millega neid punkte noppida, eks klikke saada, et selline pealkiri, et kas tõesti sisearhitekt? Ma võin alustada, et ütleme, minu mõte hakkas võib-olla sellest liikuma, kui haridusminister avastas, et kogu hariduspoliitika on sellepärast meil nässus, et hooned on nii kallid. Ja sellest edasi minu mõte hakkas liikuma, et jah, ongi kallid. Aga miks nad siis nii kallid on? Ja tegelikult see tuleb sellest, et me ise oleme endale kehtestanud väga ranged ja suured normid. Ja võib-olla see ongi nagu selline laiem mõttekoht, et kas me oleme nüüd äkki jõudnud selle koha peale, kus ennem, kui me tegime neid norme, nagu iga üks eraldi tegi, on kõige parema normi, mis ta oskas teha. No nii hea normi, et nagu paremat kui Soomes tegelikult on ka. Meie energiatõhus norm on parem kui Soomes. No lihtsalt on parem. Kas ma kuulen kerget sarkasmi sellest? Ei ole, see on tõsi, lihtsalt see on nii on. Ja aga nüüd oleme jõudnud äkki selle piiri peale, et me saame aru, et me nüüd näeme, et see asi läheb 1 raha maksma, aga meil on 2 raha ongi ainult. Et nüüd me peaks nagu mõtlema, et kas me et mitu asja me selle eest nüüd teha saame, et äkki me oleme nagu natuke valesti arvutanud selle asja kokku. Ja seal on mitu võib-olla mõtet on ka siin, üks mõte on kindlasti see, et keegi ei ole need normide tehes arvutanud, mis see muudatus ühiskonnale kokku maksma läheb. Et ma võin muidugi siin lõputult veel edasi vaadata, aga ma annan teistele ka võimalust. Ja ongi, et vastame selle esimese küsimusele ära igaüks ja siis me saame siit edasi arutada. Kadri, kas Eestis on hoonetele liiga kõrged nõuded? Nõuded tegelikult peaksid olema toetavad. Toetavad ja aitama meil paremaid hooneid teha. Aga et kui see tasakaal või kui see balanss läheb nagu liiga kaugele tegelikust ühiskonna võimalustest ja vajadustest, et siis on nad liiga kõrged. Mulle Markuse jutust aru saame, et meil on liiga kõrged ja Kadri, sina ütled, et võib-olla on ja võib-olla ei ole. No minu meelest siin ei olegi vastust olnud liiga kõrged või ei ole. See on lõputu arutamise koht. See on lõputu arutamise koht ja tegelikult need nõuded on meil seotud sellega, et me oleme Euroopa Liidu liikmed. Meil on teatud nõuded selle koha pealt, mida me peame saavutama. Kas ja kuidas Euroopa Liidus otsustatakse nende nõuete üle? Ma ei tea, ma natuke AI käest küsisin, et kõik tuntud head arhitektid, disainerid nõustavad komisjone nendel teemadel. Ma ei julge nimesid öelda, AI ei räägi alati tõde,
see justkui nagu, ma arvan, et need nõuded on täpselt nii head, kui targad oleme meie inimestena, aga võib-olla siin tekib mingi selline tasakaalunihe, et kas arhitektidel ja disaineritel on nendes komisjonides piisavalt kõva hääl, et võib-olla mingisugused teise ala esindajad saavad suurema, karjuvad kõvemini, ma ei tea. Ja see siin nüüd see vastus. Selge, okei. Ja Kalle Komissarov, riigi esindaja või siis õigemini riigi kinnisvara aktsiaseltsi arhitekt. Kuidas siis on? Kas on need nõuded liiga kõrged? Üks. Jaa. Esiteks sa lootsid, et me saame selle ühe küsimuse ära vastatud ja siis hakkame asjast rääkima. Ma arvan, et see ongi see clickbait. Siin on vähemalt 4 küsimust ja ilmselt kutsuti ka meid selleks siia, et siin nagu ruumi kohe soojaks ajada. Aga ma viiks veidi nagu abstraktsemaks, kui mulle mikrofon juba anti. Ehk siis mul ei ole küll teadmist ja usku, aga mul on veendumus, et väga keerulised süsteemid, näiteks nagu ühiskond, on sellised ise organiseeruvad. Ja tihti on selline, et ta otsib oma tasakaalupunkti. Käib vasakult paremale, ühes otsas on halb, tuleb tagasi, läheb teise äärmusesse. Ja ta ei saa kunagi valmis. Et ta nagu see hetk, kui valmis saab, seda inimorganismil tähendab see sellist lõppu. Ma ei tea, kas ühiskonnal, kui ta valmis saab, kas see tähendab ka surma, aga igal juhul ta otsib oma tasakaalupunkti. Ja igasugune seadusandlus on tegelikult ühiskondlik kokkulepe. Ehk siis mingi hetk on ühiskond, vähemalt demokraatlik ühiskond on võtnud siis üks otsuse, et meil on sellised nõuded või meil on sellised seadused. Muuseas, mul on 5-aastane riigisektori selline kogemus, lasteaia kogemus algus. Ei ole veel algkooli jõudnudki. Ja ma arvan, et need, kellel seda ei ole, nad võib-olla ei kujutagi ette, milline on selline nagu riigiaparaadi toimimise mehaanika. Et teil on küll väga hea fantaasia, aga ma arvan, et teil saab selle koha peal fantaasia eest puudu, kui nagu reglementeeritud see süsteem on. Ma oleks pidanud vaatama, aga minu meelest keegi targem ütleb, kas on mingi Parkinsoni printsiip olemas, kus nagu bürokraatia tekitab iseendast bürokraatiat juurde. Ma vaatan kodus selle järgi, aga minu meelest oli midagi sellist. No siis võibki nagu kokku võtta, et see ühiskond otsib oma tasakaalu, ta teeb selleks nagu, kirjeldab selle nagu ühiskondliku ootuse oma seadustesse ja määrustesse ja nõuetesse. Ja nüüd on siis, ütleme, iga hetk on vaja meil siis nagu otsustada, kas see on ja anda sellele siis see on ju ruumipoliitika. Niimoodi tehaksegi ruumipoliitikat, antakse siis nagu, ma ei tea siis, praktikas tagasisidet, ma ei tea, kas see on siis mingi riskihindamiskava või sa mainisid seda majanduslikku mõõdet. No ma arvan, et me võime kõik 3 peale 30 erinevat mõõdet välja mõelda, üks on turvalisuse mõõde, siis on ligipääsetavuse, on keskkonnamõõde, on ükskõik mis mõõted, ühiskondlikud, poliitilised, kultuurilised, ruumilised mõõted. Ehk need on nagu kõik nendes seadustes kajastatud ja kaunis keeruline struktuur. Väga huvitav, mulle kangesti meeldib igasugune filosoofiline lähenemine, aga nüüd ma tahaks teada, kui sa ütlesid, et see pendel on justkui liikumas, eks ole, ja me ühiskonnana üritame selle õiget asukohta kätte saada, siis kas siis momendil on ta kuskil seal liiga suures äärmuses? Vähemalt mulle tundub, et sellele seltskonnale, vähemalt ühele seal tundub, et ta nagu see pendel on liiga vales servas. Kadri tahab öelda hoopis midagi. Jaa, et ma olin 2023 kuni 2025 olin Sisearhitektide Liidu juhatuses ja kõik vastuvõetavad muudatused seadusandluses käisid läbi ka erialaliitude laualt, Arhitektide Liidu, Sisearhitektide Liidu ja me tegime oma ettepanekuid. Just nagu see oligi, et 30 erinevat võimalikku nõuet, et kui me räägime siis ligipääsetavusest või kui me räägime üldse ehitusprojekti või nüüdseks mõeldi, et äkki oleks parem mitte ehitus, vaid ehitisprojekt. Et kõikide nende
nõuete koostamisel on meil kõigil sisearhitektide ja arhitektidena võimalik ju kaasa rääkida. Kas saate kaasa rääkida, kas teie hääl kõlab? Ja muidugi me saame kaasa rääkida, aga 10 ettepanekust pool läheb sisse, aga no see ei ole nagu, see ongi keeruline, aga ma toon ühe näite, et seda asja lihtsamaks teha. Sama ligipääsetavuse nõue. See on arusaadavalt väga mõistlik asi ja väga vajalik asi. Aga mida see tähendab näiteks enne, kui see ligipääsetavuse nõue kehtima hakkas, siis treppidel oli üks norm, nüüd on teine norm. See tähendab seda, et nüüd on trepikojad suuremad. Aga kui on trepikojad suuremad, siis hoone kubatuur on suurem. Ja näiteks ennem olid ka täiesti okeid need trepisammud, et sa said sealt evakueerida nii, et see nina ei lennanud. Aga nüüd on need on nagu läinud, vanasti olid need umbes avaliku hoone peatrepi nõuded, on need kõik evakuatsioonitrepikojad sama nõuetega. Ja see tähendab, et trepikojad on suuremad, kubatuuri on rohkem, me maksame majandavad kallimaks sellest. Samal ajal Hollandis on trepid 45 kraadi, see tähendab, et need on astme laius ja astme kõrgus on samasugused. Mul on iga kord nagu natuke õudne, kui ma nendest liigun, aga see on nende ühiskondlik norm. Et see tegelikult kõik need normid ei ole nagu ütleme kuskilt pilve pealt antud, vaid see on nagu ühiskondlik kokkulepe. Ja ma arvan, et me peaksime ühiskonna nüüd natukene olema nagu jõudmagi nüüd hakkama läbi mõtestama, et kas me kõik oleme nüüd teinud nii hästi, kui saab. Ma toon soomlased on hea näide. Kui vaadata Soome autonumbri märki, siis olete pannud tähele, et natuke väiksem kui Eesti oma. Ja nad on ka Euroopa Liidus. Aga miks? Sest et soomlased arvavad, et nad on vaene ja väike riik. Siis veel hea näide. Soome treilerite standard on natuke väiksem, kui on Euroopa oma. Miks? Sest et soomlased on väike ja vaene rahvas. Aga meie tahame naabrist paremad olla. Nii, kuidas kommenteerite seda? Hästi öeldud. Ei, no need sellised, ütleme nii, et äärmuslikud näited, neid ongi vaja. Need ilmestavad seda olukorda, eks ju. Et mina ei ole seadusloomega nüüd nagu liiga täpselt elus kokku puutunud, aga ütleme nii, et tõsi see on, et selline praktilisi valdkondi puudutavad määrused või rakenduskavad, need üldiselt võiks olla siis selline nagu ülemineku aeg, mille järgi toimub mingisugune, ma ei tea, kas hindamine või tagasisidestamine või selline asi, eks ju. Et kõik, sa viisid selle nagu ühiskonna nagu mentaliteedini, ma ei tea, need võivad hästi praktilised asjad olla või hästi filosoofilised või üldised asjad, eks ju, aga ütleme niimoodi, et tõsi ta on, et samal ajal lihtsalt on öeldud ju, et meie ühiskond muutub väga kiiresti, muuseas muutubki ja need muudatused on lihtsalt võimenduvad sellega, et igas valdkonnas toimuvad need muudatused. Et see määrus 28 ligipääsetavus, kui ta oleks nagu eraldi võttes, siis ma arvan, et see ühiskond on jõudnud selle maani, et meie jaoks ongi see standard. Et me arvamegi, et ruumid peaksid olema ligipääsetavad, aga kui sellele lisanduvad näiteks keskkonnasäästu nõuded, ESG nõuded, mingisugune töö turvalisuse nõuded, kõik muud nõuded, siis see koosmõju on see, mis võib-olla tekitab selle tunde, et see pendel on äkki vastu seina. Ma tahtsin selle konkreetse määruse, see on absoluutselt õige ja vajalik asi, aga ma lihtsalt olen rääkinud selle inimesega, kes selle määrusele nagu alusmaterjalis. Ta ütles, et tal olid seal kõik kuni, et seal on nagu sellest sentimeetrist selle sentimeetri, et see on nagu vahemik. Aga määruses selleks see maksimum. Ja nüüd TTJA tuleb ja mõõdab sentimeetriga, tuleb mõõdab ja siis ütleb, et sul on maja valesti tehtud. Aga ma ei saa teha, sellest geomeetria on selline, et seda nagu ei saa teha teistmoodi. Niuke lugu, oled siis arhitektina seal niimoodi natuke kurb või käed lähevad rippu. Mul tekkis selle Kalle jutu peale mõte, et võib-olla me peaksime
kauem kaaluma ja mitte nii kiiresti tegema otsuseid uute nõuete osas. Et tihtipeale me hiljem avastame, et see eelmine nõue, mis just sai vastu võetud, ei õigusta ennast, aga võib-olla kui seda pikemalt kaaluda, võib-olla me ei tee nii palju liiga kõrgeid nõudeid. Võtsime selle otsuse vastu nüüd, et kaalume edaspidi. Aga näiteks ravimite puhul on ka need testperioodid on väga pikad. Et nii pikalt me ilmselt ei saa oodata, et majandus surub takka. No see ongi selle meie ühiskonna võimekuse küsimus tuleb nagu vastu. Et mõnes mõttes, kui me siin näeme, et siin maailm nagu muutub nagu praegu sihukese robinaga, et välja minnes ei tea täpselt, mis tegema peaks, et siis nagu kindlasti nagu järjest see probleemi lahendus ei saa olla veel keerulisem vidin või veel keerulisem süsteem. Me peaksime hakkama süsteeme lihtsamaks tegema. See oleks nagu minu lihtne loogika on see, et kui sul on nagu maailm tahab nagu kokku tõmmata, et siis peaksime asju lihtsamaks hakkama tegema. Aga meie hooned täna selle on 2 korda nii suured, kui nad olid vanasti, sellepärast tehnosüsteemid lihtsalt võtavad nii palju ruumi. Ja kõik need tehnosüsteemid me juhime arvutitega ja me eeldame, et nad töötavad. Samal ajal on meil normid, näiteks tuleohutusnormid, mis ei usu seda, et näiteks sprinkler töötab ja tal on veel lisaks igaks juhuks meetmeid lisatud sinna. Et nagu see on kõik selline nagu paras sükene absurdne gemüüse. Keegi ei ole tahtnud sellesse eriti sisse vaadata ja keegi ei ole, see ei ole ka kellegi otseselt kellegi nagu asi. Aga lihtsalt arhitektina, kui me projekteerime, loomulikult peatöövõtjana me kõik kenasti seda teeme, kuna see on meie kohus, siis mul on aeg-ajalt nagu kõhe tunne, et ma ei kujuta ette, mis 10 aasta pärast saab, kui see vidin, mis pidi mingit asja juhtima, et see ei tööta enam ja seda tehast, mis seda tootis, enam pole. et mis siis saab? Mul on tihti mingisuguste asjade puhul samasugune kõhe tunne, et kui ma nüüd mingi elektrise luku endale ostan, et siis ühel päeval ma lihtsalt ei saa sealt sisse. Just, et ma tahtsin lisada, et kui hooned lähevad, hoonete juhtimine läheb nii keeruliseks, et inimmõistus sellest enam üle ei käi, siis see on väga ohtlik. Kuulge, aga ma põrkaks natukene sissepoolega, ma saan aru, et kui me siin ennist laua taga arutasime, siis see sama, kus sa ütlesid, et niivõrd palju neid erinevaid detaile või asju, millega arhitekt peaks arvestama. Kas ma saan õigesti aru, et te mõtlete, et võiks olla rohkem vastutust ka mingi siseringi või spetsiifiliste valdkondade arhitektidel või tegijatel, et ei pea kõik kas või sprinkleri süsteeme ja kõiki need arvestama, et võiks, see regulatsioon võiks olla kuidagi selline, et keegi teine tuleb nende lahendustega välja, et te ei pea kõik lahendused välja pakkuma? Ma alustan äkki, et praeguseks ongi projekteerimisprotsesside kiirused ja ka see teadmiste hulk, teadmiste keerukus läinud selliseks, et ega ühel inimesel, ühel arhitektil või sisearhitektil ei olegi võimalik üksi maja projekteerida, et see on ühe spetsialistide hulga inimeste koostöö. Ja et mina võtan seda ise nii, et ma üritan jääda selle enda asja või nagu selle, et mul on mingisugune nägemus majast esteetilises mõttes ja mingite funktsionaalseste mõttes ja et ma proovin olla see nagu dirigent, kes juhib seda, kuidas nagu need muud osad kokku panna nii, et see maja siiski veel ka näeks välja nii nagu esialgne idee oli või midagi sellist. Kas teie saate seda teha või milline on nõue teile? Ei, me ei saa teha, aga ma toon ühe hea näite selle. Meil on see Karin näitas seda Võsu kooli nüüd seda ühte osa, mis ehitatakse, mis on uus osa, aga sellel on vana osa ka. Ja see on vana osa on selline tehtud Eesti-aegse tüüpprojektiga rõhtpalk maja, selline, mis on laudisega üle löödud, jube nunnu, eks. Ja me lihtsalt hakkasime seda nagu, et renoveerime, loomulikult, kes seda tahab seda lõhkuda, eks ju. Vahetasime, katus oli läbi, katus tuli ära vahetada, eks. Ja siis need katuse toolvärk, see, mis katus toeb, see oli ära mädanud, see tuli ka ära vahetada. Aga siis selgus, et tegelikult sinna kogu see ventilatsioonisüsteem, mis me tahtsime katuse alla panna, me ei tahtnud seda ju kuskil katusele panna, et see turritab meie selle ilusast nunnust pullervi majast välja. Siis selleks, et see sinna ära mahuks, me pidime kõik uue katuse tegema. Ja tegelikult ka see ärki korruse juba ära lammutamast, et see kõik ei mahtud muidu ära. Siis lõpuks
selgus, et see maja, me puurisime sinna ka kõvasti auke sisse, et saaks nagu ventilatsioonitorusid panna. Ja siis lõpuks jäi nagu see puidust, ainult see rõhtpalk, nagu siuke seelik jäi sinna, mis on siuke lodev. Selleks, et me teist korrust oleks saanud teha, me oleks pidanud puurima maa sisse uued augud ja uued postid panema, et seda järgmist korrust kanda. Uue vundamidi nagu pidanud tegema, see oleks nagu lihtsalt seelikuks jäänud. Ehk see maja läks katki sellest, kuna sellele pidime kõik uued normid kohaldama. Kõik konstruktsioonist insener-tehnilised normid, need kõik on uued. Eurodirektiiv nõuab või eurokoodek nõuab mingit 2-kordset ülekatet seal tugevusnormidel, ülevaru ja nii edasi. Põnev värk kõik, eks. Aga põhimõtteliselt täna see kool töötab. Seal on lapsed sees. Otse elektriküte on. Radikatest lased särtsu sisse ja radikad on soojad. Ja kui õhku pole ta akna lahti. Aga mul tekib et mis me siis tegema peaksime. Ühest küljest me peaksime vanu maju hoidma ja renoveerima ja need kasutusele võtma. Aga teisest küljest on meil kõik need tähtsad normid, mis ütlevad meile, kuidas me peaksime uusi asju tegema. Ja siis see ei olegi võimalik. Siuke lugu. Et ma tahtsin selle öelda, et meil ei ole arhitektina mitte mingisugust kaalutust õigust. Me ei saa otsustada, et me seda normi ei tee või seda normi ei tee. Me peame tegema täpselt nii nagu by the book. Tavaliselt me oleme peatöövõtjad, peaprojekteerijad, kogu vastutus on meie peal. Et keegi meist läheb otse vangimajja, kui ta midagi tegemata jäänud, mina näiteks. Et see on nagu, ma ei taha minna. Et siis ma teen täpselt nii nagu seal kirjas on. Oota, kas see väike kool on nüüd olemas või mitte? See väike kool on praegult olemas, sellepärast, et raha ei jätnudki nii palju, et seda korda teha. Aga kui me korda teeme ta, siis me teeme samasuguse, aga uue. Jaa, mina arvan seda, kas isegi Nõmmel kohvik Anne või Anne juures, mis iganes. Ühel hetkel ta kadus ära, see oli täpselt samasugune sinna tasemele. Just sama. Vist oli agelimist ka, et ei tohtid maa lõhkuda, eks ole? No kindlasti, aga mis me teha? Et me teeme, nüüd, kui me selle nüüd uueks teeme, loomulikult ta paneb järgmised 150 aastat vastu. Ja ei ole niimoodi, et pea on niimoodi, kui sa pead trepikojas käima. Nii, mul nii värvikaid näiteid ei ole. Ma tahan seda öelda, et siin tuleb tegelikult see tellija roll sisse. Et juhtumisi, kui see näiteks on riigiasutus, kui see on see riigi kinnisvara aktsiaselts, siis vaata seadusandlus on mingid asjad on meil kõigil ühtselt, mille eest sa vangi lähed. Need on seadused ja määrused. Aga nüüd need, mis on nagu standardid, juhendid, heatava nõuded, muud ehitusnõuded, need on üldjuhul soovituslikult, kuni nad muidugi lepingusse pannakse, eks. Aga seda on see tellija roll siis nagu otsustada. Ehk see on kaalutud otsus tegelikult. Ja nii, seal kõik need ütleme nii, kas või näiteks Narva selle gümnaasiumi see rekitud osa, mis tegelikult tuli välja, et on ka 60-ndatest ja võib-olla oleks ise pikali kukkunud, eks ju. Aga see, nagu ütleme, see linna ootus oli, et see on üks vanimaid maju seal Narva vanalinnas, et see tuleb kindlasti säilitada. Seda oleks ka olnud odavam muuseas Fivost üles laeduda ja oleks ta olnud energiatõhusam, kõik muud asjad. Aga ütleme, et see on nagu tellija roll, tellija paneb siis sellise eesmärgi. Aga ma olen selles osas täitsa nõus, et nähes seda ülekatet, tugevusvaru või siis ka igasugu normide omavahelist ülekatet, ehk see kumulatsioon läheb nagu üks nii suureks, eks ju, et sellel on majanduslik mõju. Ütleme nii, et projekteerijana sa lihtsalt kirjutad siis suurema hinna, kui sult nõutakse rohkem asju. Aga lõpuks ehituses ka see kumuleerub ja see tuleb selles mõttes ringiga tagasi, et riik ju otsustas, et on niimoodi kulude osas tuleks näiteks lähiaastatel pigem nagu tagasihoidlik olla. Aga me ei saa seda nõuda nagu ehitustelt, järelikult me peame endale poole vaatama. Siis tuleb nagu neid nõudeid vähendada, eks ju. Kes vähendab nõudeid? Tellija. Mitte riik. Mina rääkisin riigi kinnisvara aktsiaseltsist, et meie puhul, kui on riigi ootus vähendada kulu, optimeerida ja ruutmeetri maksumust alla tuua, siis me tegelikult ei saa seda nõuet panna nagu alltöövõtjale või see projekteerijale, vaid see kõige suurem mõju on see, kui saaks need nõuded nagu tellija selles algses lähteülesandes saaks alla. Sealt tuleb see miljoniline nagu klõks.
nemad suudavad võib-olla teha 1000 või nagu suurusjärgu võrra vähemalt. Kas te saate rääkida kaasa? Muba tegite, eks ole, saite öelda, et teeme teistmoodi? Ma ei tea, selles mõttes kindlasti me ju, tegelikult on niimoodi, et Eestis ongi ju väga vähe pädevaid tellijaid. Riigi kinnisvara on üks nendest vähestest ja siis on veel arendajad, kes on ise ehitajad ja arendajad. Need on ka pädevad tellijad, et ega neid päriselt pädevaid tellijaid ongi vähe. See on üks suur probleem Eesti riigis ka, et Eesti riik on väga väike. Ehitamine on väga keeruline ja kallis tegevus, mis kipub nässu minema. Ta nagu oma olemuselt on selline, et ta tahaks kõigepealt nässu minna ja siis hästi palju peab tegelikult sellega vaeva nägema, et ta ei läheks. Ja selleks see algab tellijast. Et tellija ei saa eeldada, et tema osa on teha hästi kuri leping ja siis maailm saab valmis. Tallinna linn on kahjuks sellise suhtumisega, aga see ei aita tegelikult. Et tellija peab olema ise professionaal. Ta tegelikult peab aru saama, mida ta teeb ja kui tegelikult hästi hoolega vaadata Eesti standardid, see standard on selliselt üles ehitatud, et tellija ehitab maja. Aga kui ta ise ei oska ehitada, siis ta palkab endale konsultandid. Aga see põhivastutus on ikkagi ju tellija. Tema ehitab selle maja endale. Ega siis arhitekt ei ehita enda maja. Arhitekt ainult on konsultandiks või kõik need eri osad, kes sellega liituvad. Et see on võib-olla see tuum, kuhu me nagu vaikselt hakkame jõudma. On see seadusandluse teine on ka siis see tellija pädevus nagu otsuseid teha. Mind huvitab nüüd kangesti kohe, Kadri, mul on üks küsimus. Kas tellija Eesti Rahvusringhääling tellis Targa maja või? Meil oli väga hea lähteülesanne, sest see oli juba mitmes kord, kui seda maja prooviti projekteerida. Seda me teame. Ja ehk teisisõnu siis lähteülesanne oli lihtne ja arusaadav. Meil lihtsalt projekteerisime. Ja kuna see nagu tunne, et selle nagu praeguse peaaegu kokku vajuva maja asemele tuleb midagi kompaktsemat ja midagi loogilist, siis minul oli seda küll väga hea projekteerida. Et mul oli see nii lähteülesanne kui mõttekäik sellest majast aru saada ja ma leidsin kohe lahendused, kuidas sellega liikuda. Ja mulle meeldis ka, et nagu see ruumiprogrammi oli hästi paindlik. Seal on muidugi nagu need paar suurt stuudiot, mille ümber siis see kogu muu asi tuleb, et need on need ainukesed olulised asjad, aga et kõik see muu on nii, et nagu tellija oli nii palju tark, et ta ei nagu fikseerinud lõplikult ära ühte ruumiprogrammi põhiprojekti ajal, vaid meil on võimalik siis neid ruumiosasid nagu vastavalt sellele, kuidas teil saatejuhtide grupid või asjad tekivad ümber sättida ja me mõtlesime, kuidas oleksid lahendused ka moodsalt nagu, et me mõtleks selle peale, et palju rohelist majja, mis parandab. Ühesõnaga, et igat pidi oli väga hea tellija. Rõõm kuulda. Kas on küsimusi? Ma ennist ütlesin, et me võtame publiku seast ka küsimusi, et meil siin natuke aega veel saame arutada. Mõne aja pärast tõmbame otsad kokku, aga kas kellegil on küsimust? Kui on, andke käega märku, me toome mikrofoni, siis on kuulda ja näha. Tundub, et praegusel hetkel kõik on väga rõõmsad või mõtlikud. Sul on küsimus? Jälle kasutan võimalust, kuna ma nii harva mikrofoni saanud, siis ma räägin kõva häälega ise endale. Me oleme võit nüüd. Ei pea olema. Ei. Et ma hakkasin edasi mõtlema, sa ütlesid, et nii-öelda tark tellija oli see, kes andis ruumi. Ja ka tal ruumi andis selle pärast, et tal oli juba mitmekordne kogemus. Et see on minu meelest hästi tark. Ja see on mingis mõttes asjade läbimõtlemine, pluss see, et meil on aega, et nagu see sama, mis minu arust puudu on, et tihti peale tulevad mingid otsused ilma, et see oleks lõpuni mõeldud see mõte või nagu poolikute teadmiste pealt või see ka seadusandluse pool. Et mulle meeldivad ka sellised kõnemängud, et räägitakse targast majast, mis tekitab samamoodi õudu, et kui see jubin ükskord katki läheb, mis siis juhtub.
hiljuti lugesin ERR-i artiklit, et mingist päiksepaneeli inverterist leiti Hiina salasilm. Noh, see tähendab, et kõik päiksepaneelid jälgivad meid, on ju. Mul on sellega seoses huvitav kogemus, et ma olen sattunud läbi konkursside paari saatkonda tegema ja siis seal on see, et seal on eraldi turvanõuded väga paljud ja üks nendest on see, et sul ei tohi olla seadmetel Wi-Fit ja siis see on tänapäeval täiesti võimatu leida seadmeid, millel ei ole Wi-Fit ja lõpuks jõudis ikka nii, et kõik tähtsam laud oli Wi-Fi ühendusega. Aga jah, et kui see tark maja, kui me saaks sellest nagu targa tellija hoopis, kes siis annab ruumi ja siis see maja lõpuks võib olla nii-öelda kohanev. Ta on lihtsalt selline nagu, arhitektina me teame kõik seda juttu, aga üks mõte oli veel, et ma iseenesest mõtlen seda, et see, kui nüüd mõelda sellest, et Soome ühiskond, sinu väitel, peab ennast nagu võib-olla nooreks ühiskonnaks ja niimoodi võib-olla teeb numbrivärgid väiksemad ja ma ei tea, need vaesemaks ennast peavad, et iseenesest ei ole see paha, et mõelda sellistes üldrahvuslikest kontseptsioonidest. Minul eestlusega seostub näiteks robustsus, aga robustsus mitte siis nagu selline tahumatu loomus, vaid robustne süsteem. Ehk siis, et kui kõik katki läheb, siis ikkagi ta töötab edasi. Ta puudib ennast üles, ma ei tea, laulab, mis iganes. Eestluse robustus. Just jagu. Ma täiesti nõustun, et ma arvan, et see just kuhu me peaksime liikuma robustuse või töökindluse poole, mitte nagu üritama nagu fancymaid, uuemaid ja veel kihtimaid mingeid vidinaid kuskile toppida. Kuulge, me pidime ju see e-riik olema, et mis toimub, mingi vastupanu liikumine. E-riik me oleme edasi, aga ega see ei tähenda nagu see hoone ei ole nagu e-maja, et hoone peab vastu pidama ka siis, kui elektrit ei ole ja töötama siis ka. Ja, mul on üks auto, Volvo Amazon ja see on 70. aasta mudel, see oli viimane mudel, kui siuksi tehti ja siis ta jäi mul, tavaliselt on mul talvel maal garaažis, aga jäi lumevangi, ei saanud maale viia ja siis kevadel ta läinud hästi käima. Ja siis ma helistasin sõbrale mehaanikule, ta ütles, et see ei ole võimalik, et see auto käima ei lähe. Ta oli kohale, lasi törtsu silikoni siia, kuivatas jagaja kaana ära ja natuke käia, see läksi käima. Ta ütles, et see auto käib alati, et see, mis iganes. Ja siis sa loed autodest uutest, mis on keset teed, jäävad seisma ja ekraanil tuleb kiri, et auto ei tööta enam. Ja see on nagu sa kutsud selle, mis see towing on see, kes su auto ära viib põhimõtteliselt. Kuulge, kuidas teile tundub, kas sa alustasid, et meil on suured regulatsioonid ja et me reguleerime justkui ennast üle, ma ei taha sulle sõnu suhu panna, mis iganes algus ütlesid võrreldes Soomega näiteks, et me jälgime hästi neid Euroopa Liidu norme. Kuidas teile nüüd tundub, kas see pendel kuhu poole see liikumas on, sa küll rääkisid seda filosoofilisemalt, kas need nõuded natuke leevenduvad või lähevad veel karmimaks? Ma arvan, et me lihtsalt mingi hetk oleme sunnitud sellele otsa vaatama, sellele teemale, et kuna see läheb ka kogu aeg kallimaks meile lihtsalt. Et see on paratamatu, et iga väike otsus mõjutab kogu seda protsessi. Ma arvan, et me ikkagi peaksime liikuma selle robustuse suunas. Ma loodan väga, et me sinna liigume. Kuidas see küsimus oli? Et kuidas tundub, kas need nõuded lähevad üha üles, üha suuremaks või mingid lõdvenemise märki ka kuskil näha? Eks me kõik saame sellesse oma panus anda, kuhu suunas me tahame neid asju liigutada. Ja ma arvan, et üle reguleerida ei ole mõtet, et seda peaks hoidma parajas balanssis. Aga ma siiski arvan ka, et nõuded on meile toeks, kui me projekteerime. Meil on väga hea lihtne, kui meil on üks dokument, mis ütleb meile, mida teha, aga see ei peaks olema siis nagu mitte tasakaalus reaalse situatsiooniga ühiskonnas, mille vastu ma siin Markuses võitles. Ja samamoodi ma ütleks, et ma olen juhtunud mõned tööd tegema väljaspool Eestit ja Euroopa Liidus on igal pool samad. Mul oli ka paar aastat tagasi Lõuna-Koreas Eesti saatkonna tegemine, ka isegi seal toimus projekteerimine täpselt samamoodi. Hoone on LED, platiinum hoone, kõik nõuded on samasugused.
mitte mingisugust erinevust ei ole, mis omamoodi on väga kurb, et need kõikidele igal pool olevad ühesugused nõuded tekitavad selle, et ega me enam ei tee vahel Eesti, Soome või mis muu Euroopa riigis valmiva maja osas vist. Et proovime selle robustsemad olla. Oma sõna öelda. Mina arvan, et ehitus- ja projekteerimisvaldkond ei käi ühiskonnas mitte kuidagi teistmoodi sammu. Ja kui lugeda, kas see oli Kristen Michali juures koguneb Tööandjate Keskliidu selline komisjon või miski oli artikkel selle kohta, kes teevad ettepanekuid siis, kas siis bürokraatia vähendamiseks. Ühesõnaga, et see kõik juba käib ühiskonnas. Ühiskond on hakanud ennast nagu otsima. Ja no küll see jõuab otsapidi ehitusse samamoodi. Ja ma seoses sellega väga sensatsiooniline on praegu see, kuidas Donald Trump vähendab bürokraatiat ja siis mängiti mingi klipp ette, kui Barack Obama astus ametisse. Tema ütles ka, et kõva bürokraatia vähendamine läheb nüüd kohe lahti ja me kõik muudkui vähendame seda, aga samas me kuidagi saame hakkama ka. Kuulge, kas on küsimust kellelgi tekkinud vahepeal? Üks küsimus meil on, väga hea. Ma toon siit mikrofoni. Kas saaksid öelda, Peeter, kes sa oled? Ma olen Peeter, Pere Peeter. Ma tahtsin Marguse käest küsida, et Soomes on asjad väiksemad, numbrimärgid ja mis sa siin välja tõid. Et kas majad on ka väiksemad, kas arhitektuur on väiksem? Ma arvan, et nii-öelda gümnaasiumid on kindlasti väiksemad kui meie riigi gümnaasiumid, aga kas teised hooned ka või? Soomlastel nad on väga ratsionaalsed. Et neil on imelikumad need küll, et seal on võimla on alati aula ja mingid sellised asjad, aga me oleme ise jõudnud sinna tegelikult järgi tegelikult. Me oleme võib-olla isegi, ma arvan, et koolid on üldse kõige parem näide, mis meil ehituses toimub, kuna see tegelikult on kõige rohkem läbimõeldud ja läbimõistetud ühiskondlik tellimus üldse. Et aga Soomest rohkem ei oska rääkida. Mul on Soome osas tunne, et kõigepealt kohutavalt ratsionaalsed ja üldse mitte arhitektuur on koolid, lasteaiad ja nii edasi. Tihtipeale on lihtsalt barakid, siis valmis moodulid, millel puudub üldse arhitektuur. Aga kuidagi, mis on jälle, et seal on väga suur vahe minu meelest, mis on elitaarsed objektid, kuhu raisatakse tohutult ja mis on lihtsalt selline siis igapäeva tavaarhitektuur, selline suur lõhe nende kahe asja vahel. Nii, meil on üks küsimus siin. Tegelikult ei ole küsimus, on kommentaar, et Soomes on tegelikult piirnormid elamuehituses, kui suur tohib olla eluruumi pind elaniku kohta. Jõukad inimesed ei saa ehitada nii suurt maja, kui nad tahavad. Ma olen ise ehitanud Soomes jõukale ajalehe omanikule 3-korruselise maja, mille projekteerija oli hädas sellega, et nimetada ruume teise funktsionaalsusega kui elutuba, magamistuba ja nii-öelda eluruumide kohta käivad. Palju oli pesuruume ja abiruume ja seal olid mingid reeglid trepi otsast, kuhu nii-öelda edasi ulatusid eluruumid ja kuhu nad siis ei ulatunud. Ehk Soomes on nagu mingi ülemine normaalne selline limiit. Ehk ei saa ehitada endale 1000 ruudust eluruumi, kui sul on 2 inimest majas. Aitäh! Aitäh kommentaari eest. Tulevad välja nõukogudeaegsed ehitusnormid, kus kavalad eestlased mõtlesid ikka välja, kuidas laele väike süvist teha ja kuidas neid 2-kordsed klaasuksed panna või laiad uksed, et siis sai suurem asja teha. Kuulge, aga siinkohal ma tõmbame otsad kokku. Ma tänan kõiki esinejaid. Aitäh Kalle ja aitäh Markus. Kadrile mul on üks küsimus veel. Ja küsimus siis juhatab mind juba järgmise boksi juurde, aga küsimus on nimelt selline, et kui ma nüüd selle küsimuse siin üles leian, oleks väga hea. Et mis on need eriosad, või mis on need teemad, mida eriosadena ei käsitleta siis projekteerimisel, et meil on seal taga on see, ma kohe ütlen, mis meil seal taga on, Sport Service, kes siis sisustab neid võimlaid asju
ja spordiruumi nad on pidanud arhitektile nõu andma, arhitektidele või konsulteerima. Et küsimus oleks siis selline, et mis on need teemad, mida eriosadena veel ei käsitleta? Ma ei oska sellele küsimusele vastata. Eriosadeks võiks kõike nimetada, millega arhitekt või sisearhitekt hakkama ei saa. Ja. Aga ei ole mingit spetsiifilist teemat, sellist väga konkreetset asja, mida te näete, oskate näppu peale panna, et seda arhitekt ei arvesta või sellega arhitekt ei oska arvestada? Ma ei oska vastata. Ei no, kui me ei oska, siis me palkame endale spetsialisti, kes oskab. Et ega me, alati ju nii on. Me juhime tegelikult seda protsessi, muidu see ei toimeks. Ja ma mõtlen, kas on mingi valdkond, kus on nagu rohkem sellist, et te peate rohkem spetsialisti käest nõu küsima või ei ole sellist asja? No meil on tavaliselt meeskonnas, tavalise maja juhul on 20 inimest või 20-30 inimest töötab. Eriala, seal ventilatsioon, kanalisatsioon, kütte, igast inseneeria, tsiviilinseneeria, siis sprinklerid, you name it, seal on nagu hullumeelne maailm on see. Ja siis veel igast CO2 arvutajad ja kõik siuksed põnevad värgid. Ühesõnaga, kõik on kaetud, nagu ma aru saan. Jep, väga tore. Aga veel kord, Kalle Komissarov, aitäh, Markus Kaasik ja Kadri Tamme, aitäh teile. Aitäh. Üks aplaus.